tere tulemast! Täna võtame ette Varlam Šalamovi kolimajutud, mis on üks kõige südantlõhestavamaid tunnistusi elust ja surmast Nõukogude Gulagis. Ja see pole teate mingi kuiv ajalooraamat. See on pigem, see on sukeldumine maailma, kus absoluutselt kõik, mida me inimlikkuseks peame, on pea peale keeratud. Alustame kohe siit. Ja ärge arvage, et see on mingi poeetiline liialdus. See ongi kolõmma karm, aus reaalsus. Šalamov nähtab meile kohe kätte, mis masti kohaga on tegu. See on paikus, kus elu ja surma väärtused on täiesti segipaistatud. Surm ei ole enam hirmus vaenlane, vaid lihtsalt üks variant. Midagi, mida sa ei karda rohkem kui järjekordset loodusetut hommikut. Okei, et neist lugudest üldse aru saada, peame me kõigepealt rääkima sellest kohast endast, sest Kölma, see polnud lihtsalt mingi laager, see oli midagi enamat. See oli vaenulik elus loodusjõud, mis mängis vangide piinamisel täiesti aktiivset rolli. Šalamov maalib meile pildi keskkonnast, mis on, lihtsalt vaenulik. See pole mingi passiivne taustalugu. Ei, see on pidev lakkamatu rünnat. Mõelge korraks sellele. Sa sülitad ja su sülg jäätub õhus enne, kui see maapinnale jõuab. Või et sa ärkad hommikul üles ja avastad, et su juuksed on padja külge kinni külmunud. See ongi see reaalsus. Loodus ise on seal kõige halastamatum vangivalvur. Ja siit jõuamegi Šalamovi ühe kõige olulisema mõtteni. Asi polnud kunagi ainult füüsilises kannatuses. Ta näitab meile, kuidas see väline arktiline pakane poeb ka sissepoole, otse hinge. Ja see on hinge külmumine. Punkt, kus kaovad ära empaatia, lootus, isegi viha. Alles jääb ainult selline raske tühi, ükskõiksus. Nii et sul on see jõhker keskkond ja sinna peale ehitasid nõukogulased töösüsteemi, mis oli täpselt sama julm ja mis veel hullem, täiesti mõttetu. Ja see polnud lihtsalt raske töö, eks ole. See oli sihilikult hingamatev, eesmärgitu rügamine. See oli loodud selleks, et inimene lõplikult murda. Võtame näiteks tee rajamise lumme. See on täiuslik metafoor kogu kolima töösüsteemile. Kujutage ette, üks inimene, pioneer, rügab ees, higistab, vaevalt liigub, tehes lumme esimesed jäljed. Ja siis tulevad teised järgi. Aga nad ei astu tema jälgedesse. Ei, see oleks liiga lihtne. Nad peavad kõndima tema jälje kõrval, laiendama rada. Igaüks, isegi kõige nõrgem, peab murdma uut puutumatut lund. Mõistate? See on süsteem, kus pingutus on maksimeeritud ja kasu minimeeritud. Kurnatus ja tühjus, need ei ole kõrvalproduktid, need ongi eesmärk. Ja isegi siis, kui tundub, et kuskilt paistab looduskiir, siis see on petlik. See detail sellest väikesest puust, mis arvab, et kevad on käes ja sirutab end lume alt välja ainult selleks, et kohe jälle pakase kätte tagasi langeda. See võtab selle tunde kokku. Kollemal on lootus lihtsalt üks piinamise viisidest. Okei, meil on siis see keskkond ja see töö. Aga kes olid need inimesed? Siin läheb asi veelgi perversemaks. Kolumbimaal oli omaenda sotsiaalne hierarhia ja see oli täiesti pea peale pööratud, otsustades, kes elab ja kes sureb. Ja see polnud teatristat vangid versus valvurid. Ei, see oli palju keerulisem. Vaadake seda, see näitab laagri täisesti väärastunud loogikat. Tipus ei olnud mitte valvulid, vaid kriminaalid, vargad. Režiim nimetas neid rahvasõpradeks või sotsiaalselt lähedasteks elementideks. Nemad said kerget tööd, nad võisid varastada, mängida kaarte, nad olid laagri kuningad. Ja põhjas olid poliitvangid. Need niinimetatud rahvavainlased, professorid, kirjanikud, talupojad. Nemad saadeti kõige raskematele töödele otse surma. See oli süsteem, kus kõige julmemad ja südametumad said võimule. Ja mis juhtub, kui sa paned inimesed sellisesse keskkonda, sellise süsteemi sisse? See on paratamatu, see viib hinge lagunemiseni. Ja see ongi Šalamovi fookus. Teda ei huvita niivõrd füüsiline elujäämine, kuivõrd see, mis toimub inimese sees. See vaimne psühholoogiline allakäik. Ja see viib meid selle keskse küsimuseni, mida Šalamov oma lugudes aina uuesti ja uuesti küsib. Mis jääb inimesest järele, kui temalt on absoluutselt kõik ära võetud? Kui sa koorid maha kõik need kihid, staatuse, moraali, lootuse, isegi mälu, mis siis sinna alla jääb? Kas jääb üldse midagi? Kõik need asjad, mida me peame inimlikeks tunneteks, uhkus, armukadedus, kirg, need muutusid luksuseks. Millekski, mida sa lihtsalt ei saanud endale lubada. See oli nagu Marsilt pärit kontseptsioon. Ja see ükskõiksus, see polnud valik. See oli kaitsemehhanism. Ainus, mis alles jäi, olid kõige algelisemad instinktid. Nälg, külm ja see meeletu, loomalik tung elada veel üks päev.
üks kõige laastavamaid näiteid sellest on lugu filosoofiaprofessorist. Ta oli parakes kuulus. Mille poolest? Selle poolest, et ta oli unustanud oma naise nime. Mõelge sellele. Mälu, armastus, kogu su isiklik ajalugu. Kõik see, mis teeb sinust sinu, see lihtsalt puitakse minema igapäevase võitluse poolt leivatüki pärast. See pole enam lihtsalt mälulünk. See on hinge, identiteedi täielik surm. Aga, ja see on oluline aga, isegi selles totaalse hävingu maailmas on midagi, mis vastu peab. Ja see on tõde. Tõel on kummaline komme keelduda end matta laskmast. See viib meid Shalamovi viimase ja ilmselt kõige võimsama teemani, mälu püsivuseni. Shalamov toob ühe loo, mis on lihtsalt võimas. Pilt on selline. Ameerika buldooser. Teate küll, Lend-Leasi abiga saadetud. Progressi ja liitlaste sõpruse sümbol. Ja laagri juhtkond paneb selle buldooseri tegema midagi täiesti kohutavat. Iroonia siin on lausa käekatsutav. Sest mida see buldooser teeb? See ei ehita midagi uut. See hakkab mäenõlva puhastama ja selle käigus tuleb nähtavale 1938. aasta massihaud. Igikelts on need tuhanded laibad perfektselt säilitanud ja nüüd libisevad nad mäest alma. Ja buldooserit tõll on need laibad uuesti ära peita, matta need saladused, mida mägi ise enam enda sees hoida ei suuda. Ja siin toimub midagi uskumatut. Igikelts, see vangide suurim vaenlane, muutub ootamatult tõe hoidjaks. See säilitab need kehad tunnistajatena. Ja siit jõuamegi Shalamovi lugude südameni. See on see mõte. Inimese mälu võib tuhmuda, ajalugu saab ümber kirjutada. Aga maa mäletab. Kolümakivid, kolümaigikelts, need on see viimane vankumatu arhiiv. Arhiiv, mis ei valeta kunagi. Ja see ongi Shalamovi lõpp-punkt. Ta ütleb, et tema lood ei ole kirjutatud tindiga, mida vihma või pisarad saaksid maha pesta. Ei, need on kirjutatud grafiidiga, kivi endaga. Nagu topograafimärk, mis on raiutud puusse. See on jäämärk ajaloomaastikul. Midagi, mis on sama vastupidav ja kustumatu kui Kolumma ise. Ja see on küsimus, millega ta meid jätab. Millised on need tõed meie endi elus ja ajaloos, mis on nii sügavale raiutud, et need ei saa enam kunagi kustutada?